Nii, hommikul oli siis, avastasin, et internet on kadunud, ei saanud Google Maps'i kasutada, et jõuda rongijaama, aga autosse sisse ehitatud GPS, mis räägib prantsuse keelt, õnneks oli võimalik sinna koordinaate sisestada, sest aadressitest ta aru ei saanud, ta juhatas alati mingid teised aadressid, ja keegi magab, tukastab parajasti. Me tuleme nüüd siin rongijaama juures, kohe näete ka rongijaama. See jääb sinnapoole, minu sõbrad Osama ja keegi veel tulevad varsti, lähen sinna. Et selline on siis kell 6 hommikul Alžiir. Noh, ega siin tänavakoristusega väga vaeva ei nähta. Siin on keegi jätnud nii kraani rippuma. Okei. Kohale ma jõudsin. No nii, otsime nüüd ümbrikke. Ühest poest saame 34, teisest poest 14 ja meil on 200 tükki veel vaja. Sõidame ühest poest teisi, et ümbrikke koguda. Paberkotid jäid ju kõik sinna pagasisse. Suuruselt 3. mošee maailmas 120 000 inimest mahub sisse. Keep right, then keep left. No vot selline on sulle Saharat. Kõik on läbi märjad nagu penid. Udu ei paista läbi, vihma kallab. Ümbrik ei ole korralik, kivekott ei ole korralik. Otsa ringi keerama, sest nende kummidega ei saanud siit edasi enam. Me läheme pikemalt teed tagasi linna. ما ساعة ولا هكذا يسكن البقع هنا كده نقرب الجراف اللي Saime Mägikülast proovid võetud, lahke külamees lubas meil sinna minna. Ja nüüd pöördume järgmise punkti poole. Nii, ainukesi sahviliik Põhja-Afrikas loodab midagi saada. See on kurja näoga. Ja selline näeb siis välja Transsaharian kiirge 3 rida kummandi poole. Ja lumi pakub siis kohalikele lastele meelelahutust. Peaaegu väike ja lumi. Sava? Sava. Ja siis peale kurnavat tööpäeva võtsin omale sviidi 20 € öö marmorpõrandaga. Sest hommikusöök hinnast. Tehke järgi või ostke ära. Nii, tänase päeva saaks siis kuivab -5 põrandal. Selleks oli ka suuremat ruumi vaja, et see kõik laia jaotada 8 proovipäevaga.
Suureks abiks on kohalikud. Muidu seda ma poleks ise suutnud. Lehed ja muld siis kokku. Hommikune palvus. Kell on 6:12. Mošee Karjapere linna. Käib hommikusöögi valmistamine. Hotellis ongi 3 külastajat, meie. Pidin ise köögist kahvlit otsima, ei leidnudki. Aga vähemalt lusika sain. Hommik kell 7 Tšelfa tänaval. See on siis meie hotell, kus me peatume. Meie rendiauto. Kasse ja koera jätkub siin muidugi päris tihti iga nurga peale. Linn hakkab vaikselt ärkama. Hotell lõpeb ja hakkab ilus krunt. Täis ehitamata veel. Materjali leidub. Vaatame siit edasi. Linnulaulu tuleb siit plekk värava tagant. Jälle üks kass. Kis. Tundub, et nad on siin rohkem nagu oma pead elavad. Toidu saavad siis ökosüsteemi ringist, mis on siin siis näha. Varis. Inimvaris. Ahaa, mu sõbrad tulid ka. Ja siin on ka näha kohalik prügimajandus. Vaatame. Osamad on ärganud ja auto juurde jõudnud. Hello! Hi, morning. How are you? Good. Did you get a good rest? Yes. Yeah, You? Me too, yes. Here's the chocolate for you. Thank you. It's from Estonia? Yes, it's Estonian chocolate. Thank you. Welcome. We have arrived to next sampling point. Yes. So this is how the desert look like, and there is even enough food for the sheep. So there is a water in the bottom of this. Yes. Is it salty or fresh water? Not sure. I think it's salty. There's a football field. You see? It's for playing football. You see this? Interesting. Nii, siis on näha siin kilpkonna jäänused, keset siis Männimetsa.
Pinus halepensis, kohalik männiliik, mis siin suudab kasvada vahelduva eduga. Siin siis võtame proove. 13. punkt. Proovime leida siit mõnda samblikku. Tükk aega pole ühtegi samblikku leidnud. Äkki siin puu tüvel kasvab midagi. Väga ei paista. I'm looking for lichens. Have you seen any lichen? No. Okay. Market. Yes. Oh, it's place. Differente color. Yes. نقول له سوق بصفر ولا Nii, parkisime auto ära ja jääme siis kohalikku söögikohta lõunat sööma. Pakutakse sama, mis esimene päev, see traditsiooniline restoran. Täitsa hea toit on. Toitev ja maitsev. Ei saa nuriseda. Ja restoran on seest tehtud nagu telgi stiilis, sellise telki, mida kasutati Saharas siis. See on see stiili siis tehtud. Hi. How do you say bon appetit in Arabic? شهية طيبة. شهية طيبة. Shahiyya طيبة. Yes. Shahiyya طيبة. All right. Toit on laual, võib maiustama hakata. كنت شاك فيها هكذا. Nii, oleme siis Sahara eelpostil, aga mitte veel päris Saharas. The Red Planet. Mars. Yes. Kuna pagas kadus mul ära ja korralikud noad jäid maha sinna, siis pidime poest ostma leivanoad, millega siis mulda korjama hakata, sest muud poes me ei leidnud. Sure. Võtsime siis kütust, tegime peatuse. Panime 5 euro eest jälle paagi täis. Ja nüüd minu sõbrad leidsid, et on aeg palvetada. Siin on palveruum ja nad siis lähevad palvetama. Teine oli lihtsalt restoranis põrandal. Palvetasid siis nüüd oli aeg, nüüd oli ka ruum selleks ette nähtud ja peatus oli
Jääd palvetama, mina hingan värsket õhku. Okei. Enne palvetamist tuleb ära pesta oma nägu, käed ja jalad ja siis saab hakata siis selle tegevusele pühenduma. Selline vaimne ettevalmistus. Siin WC kõrval on siis loodud võimalus käte ja jalgade pesuks ja siis kõrval on siis seal ümber nurga palve ruum. Nii, kasutame ka siis seda võimalust. So tomorrow we have 600 kilometers. Yes. Waiting for us. More than 600. More than 600, yes. Wow. The meat has arrived. What is it? Chicken. Meat of chip. Smoky liver. Liver? Can you... I don't know. It's from sheep. Liver. Yes. Okay. نرجع. Horse. Let's take a horse to Tamanrasset. Yes. Olemegi jõudnud Sahara kõrbesse. Seni sõitsime 500 kilomeetrit ja me seda ei pidanud Saharaks, aga see nüüd on päris Sahara. Peatus kohalikus bensujaamas, väike palve, väike võileib ja edasi. Rehv on veidi tühjavõitu, tulime siia töö võtta, et meil see täis puhuvatakse. Vist, ma saan nii aru. Selline näebki välja maailma lõpp. Vahepeal muutub tee selliseks, asfalt lõpeb ära ja see peaks nüüd kusagil taastuma. Põhimõtteliselt üks suur tee on see. Kogu see kõrb. So now we will find out if there is any fungi in Sahara. We will take soil, extract DNA and see if what kind of fungi are here growing with the plants. But collecting leaves here is going to be problematic, to say the least.
nüüd läks liivaks üle peale Ensalahi. Võtame siis siit ühe prooviala. Ohoh, see teeb isegi häält. Kondine noor kaamel. Taamal paistavad päris korralikud liivaluitud. Pikiteed on märgata, et jookseb see nagu vall liivast, kividest kuhjatud vall. Alguses ma mõtlesin, et see on mingi liiva kaitseks kuidagi tuulte eest, et liiv ei satuks teele liiga palju. Aga kohalikud ütlesid, et see all on see veetoru, et see varjab seda veetoru, kaitseb. Siin peaks olema fenneki järjerida siin, kõrberebase järjed. Järgmine proovivõtu koht, siis selline mägedest moodustub selline orb. Pakun, et see on natuke, siin on nagu jõgi lausa olnud ja need mäed natukene nagu lehtrina toimivad. Sellepärast on see rohelust, et siis koondub siia natuke rohkem vett, vihma. Siin on lausa vesi voolanud, mitte väga kauges minevikus. Vaatame, kas seeniga leiame. Taim ajab siis mingi rõva välja, valget mahla. Nii suurte taimedega, nii suurte lehtedega taime pole me siin kohanud siiani. Ja siit tuleb mingit valget mahla päris ohtrasti. Tundub, et vahepeal on vesi nii kõrge, et ulatub selle oksteni siin. See kõik siin on vett täis vihmasadudega. Ma ei tea, kelle augud need siin on, meenutab kangesti sipelgalõvi. Aga all ei ole nagu midagi. Rambliku võrk oli siin ja seeni leidsime ka viljakehasid esimest korda kõrbest. التاكسيات جايين لما يدخلوا بالدارة بشوية شوية Pikkade jalgadega on vist üsna energiatõhus ringi liikuda siin.
et mööda jõeorgu sõita. Vaatame, kuhu see Dacia välja jõuab. Mis tuelu? Jäime siis liiva sisse kinni ja pidime välja lükkama auto. Edasi autoga ei saa. Võtame punkti siin samas. Mis seal on? Kõik seal on kaamel ja Eesti jälgi. Selline jõeorg siis. Kaamel julgadist kivikõvad. Nad ikka kõik veel lasevad siit välja, mis annab võtta nagu kivikõva. Mis on nagu, ma ei tea, mis kuradi kraanul risk. Siin on mingid laadi magamisasemed või puhke või mingid asjal käimise asemed. Ühesugused sellised juunidega lõpevad süvendid. Ja siin on veel mingit vedelikuga lastud. Ma ei tea, kui konstrueeritud see veel võib olla. Looks like the biggest. Yes, it Take is. it as a center. Perhaps, yes. Or at least one edge. Or at least on one side of the... Okay. Start sampling and move on to these other trees. Järjekordne jõeorg. Päris suur puu. This is one of the biggest trees I've seen in Sahara Yes. so far. Yes. Rehivahetus. Nüüd kui vajub aga tõssuks. Polegi selge, kas need on majad või aiad või... Could this be like houses? Houses. Okay. Eestis tehakse ka puidust maju, aga siinsed ehitustehnilised võtted on hoopis teistsugused. Nüüd jõudsime kõige niiskema koha peale. See on juba nagu tihe võsa nagu. Ja siin on vett. There's even water. Cool. Yes. I just want to see. Maybe crocodiles. Jaa, kuulsin just väike lehelindu. Väike lehelinnud laulavad siin. Kaamera, mis ei suuda seda jäädustada. Aga tõesti, Eesti liigid. Kohtume taas. Hämlikuvõrke on siin ka kõvasti. Järelikult on siin putukaid keda hoida. Kus on vett, seal on elu. Esimesed sipelgad, mida ma Saharas näen. Kus on vett? Kõikjal on kaameli sitta. Jälgi, loomajälgi, loomaradu. Kõik koonduvad siia.
lisaks väikelinnule ma tundsin veel ära kõrkeroolinnua oma arvates. Päris esimene jõgi siis Saharas, mis me läinud oleme. Siin tuleb aasta ringi siis voolavat. Või vähemalt enamus aastast. Väga palju surnud kärbseid või mingeid muid putukaid. Esimene mardikas, keda Saharas kohtasin. Pikad jaladest aitavad kuuma liiva natukene vältida. Sama jõeorg siis, aga üles voolu. Siis Tamarasseti lähedal. Ja võib aimata inimtegevuse jälgi juba selgemalt. Tebbel olid kõik surnud lehmad ja kaamlid. Haisesid lihtsalt mingi tänava ääres. Aga tundub, et vesi siin voolab. Nagu on kuulda solinat. Lõhnad ei ole võib-olla kõige paremad siin. Siin on lausa õitsevaid lilli ja paari liblikat nägin ka. Kahju muidugi, et see on kõik, kelle lagastatud on. Ja tuli välja, et see jõgi, see on sama jõeorg, et tegelikult praegu lastakse siia ainult mingi veepuhastusjaama solki, et mis siin kõik jooksis ja mille peal need taimed elavad. Nii et väike pettumus jälle. Sellepärast see vesi seal nägi siuke imelik hall välja. Aga seal ta nagu ei haisenud seal allavoolu, aga siin on nagu siuke pahmott üleval kergelt. Siin on ka näha nüüd selle ojakese kulgu, selle loomulikku värvi, kõigi nende antropogeensete jäätmete seas, mingi lehmajala ja kõige muu seas. من يموت ما عندهم يديروا به قتل النفس كأنه من قتل الناس جميعا nagu jänes. Tamarasseti tänavaelu. Siit saate osta moekaid ja sooja hilpe talvekuudeks. Siit saate kotte, võimlemispalle, jalgpalle. Ma ei tea, paberit ja vett. Ja muud
võib-olla eluks vajalikku kraami. Keegi, ma arvan, et ta peseb tänavat. Ja võib-olla mitte. Miks ma teile seda näitan on see, et see hotell, kus me olime ühe ära olnud, sinna tuli politsei ja ütles, et see hotelli puudub litsents võõramaalaste majutamiseks ja meid aetised minema. Me tulime riikliku hotelli ja selliseid on ka. Huvitava kombel andis hotelli meile võtmed kätte, lasi tubadesse ja siis teatas, et me ikka ei tohi siin olla. Helistasime politseile, politsei ütles, et tohib. Nüüd on politsei siia poole teel, et asja klaarida. Vaatame, kuidas õhtu kulgeb. Võtame sellise mäsu kuidagi kokkuvõtlikult kokku. Ühesõnaga see hotell, kus me olime ühe olnud siin Tamarassetis. Teisel päeval otsustasime teiseks ööks veel jääda, sest meil oli vaja neid proove kuivatada ja nendega tegeleda ja tahaks neid kauem nagu lahti hoida. Maksime siis teise ööst ära ja siis kuskil peale lõunal olin juba jõudnud seal laiali laotada neid üksjagu. Ja hommikul käisime siis nii-öelda proove võtmas 3 kohas ja siis järsku avastan ja järsku koputab Osama, et uksel, et me peame nüüd ära minema. Et politsei käsab, et sellel hotellil ei ole võõramaalaste majutamise litsentsi. Okei, kui nii, siis nii. Pakkisime oma asjad, sõitsime järgmise hotelli juurde, mis oli riiklik hotell, mis justkui siis esialgse info kohaselt oleks pidanud omama litsentsi. Hotell võttis raha vastu, andis meile võtmed, viisime asjad tubadesse ja võtasin mitu korda asju ja siis järsku need kohalikud ütlevad, et kuule, oota veel midagi. Me ei tohi siia hotelli ka jääda. Ütlesin, et kuidas nii siis, et pidi ju saama. No jah, et politsei ütles, et saab ja hotell ütles, et ei saa, et nüüd politsei tuleb siia ja hakkab asja, klaarib asjana. Ootasime siis mõnda aega, tuli politseinik dressides kohale, siis jõudes oli tee peal ümber mõelnud, ütles, et ei, siia ikka ei saa jääda. Kõik suhtlus käis araabia keeles üle minu pea ja kui ma midagi küsin kellelgi, siis ma mingit adekvaatset vastust tegelikult ei saa, mitte keegi täpselt ei tea, mis toimub. Aga politseinik viis meid siis sinna sõitis sama kortsus Hyundai'ga ees ja tõi meid siia hotelli, mis siis nüüd on, kõik on nüüd juriidiliselt korrektne, ma võin siin hotellis viibida. Aga täna me pühime siis Tamarrasseti tolma oma jalgadelt ja suudame tagasi põhja poole. Kütus on odav, seda jätkub maha ka. Pole probleemi. Nüüd ei ole kellelegi maksta. Tankisime ära, aga kedagi, kes siin alguses oli, ei ole enam. Kõik tututavad ja närilised. Kes ei saa tankida ja kes ei saa maksta. Tuleb meie sõber. Sellised autod on see väga tavaline vaatepilt. 85. aasta auto, see keskmine number, see 185 viitab tegelikult sellele tootmisaastale ja 11 viitab selle maakonnale. Ehk siis see on Tamarrasset, kohalik auto. 85. aasta Peugeot.
ja see on isegi veel võrdlemisi heas seisus siin. 69. aasta oma kõige vanem, kus ma näinud olen, 68 võib-olla. Aga 70 on väga tavaliselt see. Igat pidi ligadi-logadi, aga sõidavad, toimivad, töötavad. Rattad on viltu all, aga inimesed liiguvad nendega ühest kohast teise ja veavad veel kaupa ka. Kõik autod on kortsus siin, noored või vanad. Ei ole tähtis. Kõik on kortsu sõidetud. Okei, mõned üksikud võib-olla ei ole ka, aga päris uued. Give him one orange. Yes. Give him one orange. Yes. He wants bread. We don't have. Yes. Bye-bye. Bye. His name in Arabic, Hudhud. Hudhud. Vaenukägu. In Estonian. Vaenukägu. Nägin vaenukägu lendas minema. Väga sarnane oli vaenupeale. Siin on järjekordne eeser. Puhkab. من تنو راح يصور فيه؟ ها؟ من تنو راح يصور فيه؟ وش يصور؟ Siuke peatuspaik siin tee ääres, natukene rohelust ja kohe on kõik sodi täis.
siin on vist olnud soolajärveke. Võib-olla on sool siin põhjas. Võib-olla mingi soga. Okei, sool see küll ei ole. Inu veel lendas alt ära. What's wrong? Oh shit. نزربون نشونجيوها وخلاص. No nii. كاين حل يا نعاودو نرجعو Jaa, jooksebki. يا نكملو بالروتيكول ونتبع لي نعدلنا بعقال بعقال واش تنطق سلطاني مسخر 26,5 tundi sõitsime. Ja jõudsime Tamanrassetist Patnasse. بعقال مشينا Tegin تركيا just بعقال PCR testi andsin. Tulemus 1004 peale. 26,5 tundi ilma peatusteta. Või noh, ütleme ainult siis kerged peatused. Korda mööda vahetsin juhti ja 1900 kilomeetrit umbes. Natuke rohkem. No 2000 põhimõtteliselt. Kui proovida iseloomustada kuidagi siin kohatud hotellitube, siis on see suurus. Et siin suuruse pealt nagu kokku ei aita, et ma ei ole nii suuri tube näinudki nagu väga kohanud, et nagu see on siuke, ma ei tea, see on siis vist suhteliselt siuke tavatuba siin. No see on siis ainult WC, et mõnes hotellis on tuba nii suur nagu siin see vannituba. Ja siis siin 32 euri eest saab siis siin omale 4 magamiskohta ja avara toa kõrgete lagede ja rõduga. Et Patna linn siis põhjapoolne siis mägilinn. See põhjapoolne elu natuke selline korrastatum, organiseeritum ja viisakam kui seal lõunas oli. Roolmesta hauakivid aastast 180 rajasid need siia siis linna. Ja need on siis siia pandud Roolmesta hauakivid surnuaiast siia toodud. Like this. Cardo. The plan of the city. Like this, like cardo. In French, cardiologue, the heart. Yes. Okibaris, intersection is the center, is the forearm. Okay. The heart of the city. Yes. Vistis 1000 inimest elas siin hiilge ajal. See oli Põhja-Aafrika pealinn 2000, vähem kui 2000 aasta eest. Is the library. In the world, we have 2 libraries. Library. Yes, library. Yes. The first in Timgad, the second in Turkey. In Turkey. In Ephesus, exactly.
as Ephesus. So this was library? Yeah. See on siis raamatukogu. Well, in this word, biblioteca, the library. It's Latin? Yeah. Foorum. See on siis seal keskel ristumiskoht, süda ja siin on foorum. الشيوخ كان فيه 13 عضو هما اللي يمشيو the forum we have temple Korea Sina shops and basilica church. نشوف لي تواليت public toilet. In 180 we have public toilets. This? WC. Interesting. What are the rules? Just have to get in the holes? Yeah. 2 at a time? Oh. You have to throw 2 at a time? No. Or 1 at a time? And you can't put in him two. It's okay. You are the winner. Theater. Okei. ممنوع العلم وممنوع الآخر. Jõuame teatrisse. يكرهوا الآخر. عندهم بزاف الكنائس كل ما دور ديال كنيسة. شو ما يعملوش. Theater we have 3 parts. Backstage, orchestra, and kawiya. Kawiya we have 3 parts. The first for the noble, the second, and the third. Now we have point. When you stand in this point, you listen the echo. Hei! Okei. Like microphone. Kaja. Selle koha peal seistes tekib kaja. وقفوا بتشوف اسمع فيه بصح كي تقول الصوت تاعك كي تبدل قول السلام عليكم. السلام عليكم. ايه السلام عليكم. ما كانش. So it was public. Yeah. واش يسخنوه؟ Siin on siis avalik spa. Et kööti seda vett kuidagi. Ja siin olid siis vannid. See siis on ja see on siis turg. Puuviljaturg ja muud asjad. Lõumaja. Märgid ilusti näitavad.